on tänase seisuga üle 150 erineva vaktsiini arendamisel, millest ainult 4 on suutnud oma ohutust ja tõhusust tõestada. Tervist, minu nimi on Erik Aabner, olen tartlane ja biomeedik. Räägime uute vaktsiinide arendamisest. Kõik uued ravimid ja vaktsiinid peavad esmalt läbima tõhusus- ja ohutusuuringud. Esmased uuringud põhinevad alati rakkudel ja katseloomadel. Seejärel liigutakse edasi inimuuringuteni, mis on jaotatud 3 erinevasse faasi. Esimeses faasis kaasatakse väike hulk vabatahtlikke, et veenduda uue ravimi ohutuses. Seejärel liigutakse edasi teise ja 3. faasi, kus kaasatakse juba 10 000 erinevaid vabatahtlikke. Alles peale 3. faasi tohib uus ravim taotleda müügiluba. Üldjuhul võtab ravimi arendus aastaid aega, kuid COVIDi puhul saadi uute vaktsiinidega vähem kui aastaga hakkama. Kuidas see juhtus? Nimelt kiirendas sellist teadussaavutust märkimisväärne hulk erinevaid faktoreid, mis said tekkida ainult tervishoiukriisi tagajärjel. Siinkohal tuleb ära mainida, et kõik vaktsiinikandidaadid ei suutnud läbida seda kadalippu. Näiteks Farmatsia-Hiiu Merki vaktsiiniarendused kukkusid läbi, kuna nende vaktsiinid lihtsalt ei olnud piisavalt tõhusad. Kokkuvõtteks on tänase seisuga üle 150 erineva vaktsiini arendamisel, millest ainult 4 on suutnud oma ohutust ja tõhusust tõestada. Seega, mingem vaktsineerima.